Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomega ja täna räägime elektrihindadest. Kas Brüsselis on võimalik midagi nende suhtes ette võtta? See, et midagi tuleb kindlasti teha, on selge kõigile, kes ei kasuta pirruvalgust. Kõik ootavad hirmuga jaanuari arveid. Keskmised elektrihinnad meie hinnapiirkonnas Nord Pooli börsil on võrreldes eelmise aasta jaanuariga tõusnud 67%. Keskmine päevane hind on ületanud viimase 2 aasta rekordi. Põhjused on nagu ikka palju, ilm on tavapärasest palju külmem, jõed on jäätunud, tuult pole. Gaasivarud on puudulikud ja ka gaasi hind on tõusnud. Euroopa Liidus kuu jooksul 1,5 korda. Kohalik lisatasu on samuti suurenenud. Gaasi hind mõjutab ka kütet, mis on muide samuti kohutavalt kallis. Lisaks on veel elektrienergia puudus. Külma ilmaga suureneb tarbimine, samal ajal kui Auvere elektrijaama remonditakse ja Enefiti jaamades on pidevalt rikked. Põlevkiviblokid on vanad, need on projekteeritud stabiilseks tööks, mitte sisse-välja lülitamiseks. Kui need tihti käivitada, lähevad nad katki, aga käivitada tuleb, sest taastuvaid energiaallikaid ei ole piisavalt. Sellest tuleneb ka elektri hinnatõus. Lühidalt öeldes kujuneb elektri hind Euroopa Liidus järgmiselt. Esmalt lubatakse turule kõige odavam tuule, päikese ja tuumaenergia. Seejärel kallim, kuni põlevkivi ja gaasienergiani välja. Börsi hinna määrab viimane tarnija. Kui nõudlus on väike, on see odava energia tarnija. Aga kui nõudlus on suur ja elektrit napib, nagu praegu, määravad hinna kallimad fossiilikütustel töötavad elektrijaamad. Ja siin on muidugi paradoks. Ühelt poolt, mida rohkem meil on tuulikud ja päikesepaneele, seda odavam on ka elekter. Kui nõudlus oleks 100% kaetud odava elektrienergiaga, ei jõuaks me lihtsalt põlevkivi ja gaasini. Teisalt, kui talv on külm, pime ja tuuletu, vajame reguleeritavat võimsust, midagi, mis töötab igasuguste ilmastikutingimuste korral. Meil pole tuumaelektrijaama ja kui see ka tuleb, siis mitte niipea, jäävad gaas ja põlevkivi. Seega jääb alles ka elektri hinna järsu tõusu probleem. Ilma me mõjutada ei saa, kuid on veel üks komponent, mis muudab Euroopas niigi kalli elektri veelgi kallimaks. Ja see on CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside heitkoguste kvootide hind. Eelmises aprillis oli see umbes 60 eurot tonni kohta, kuid 15. jaanuariks oli see tõusnud 92 euroni. Sellest ajast alates on kvootide hind küll veidi langenud, kuid jääb ikkagi ülikõrgeks. Turuosalised leiavad, et tegemist ei ole hooajalise kõikumisega ja see hind jätkab tõusu. Kuidas see mõjutab elektri hinda? Viitan Eesti Energia eksperdile. Kui hinna määrab fossiilkütusel töötav elektrijaam, moodustavad heitkoguste kulud 10–35% elektrienergia hulgihinnast. Seda on palju. Seetõttu kritiseeritakse Euroopa Liidu kvootide kauplemise süsteemi, kus juures teevad seda mitte ainult rohelise kursi ideoloogilised vastased. Austrias on selle üle nordinud energeetikaminister, Poolas peaminister Donald Tusk. Poola puhul on see arusaadav, kuna seal toodetakse siiani palju elektrit kivisööst. Austria on muret tekitavam näide. Selles riigis on palju odavat taastuvenergiat, kuid hinnakujundussüsteemi ja heitkoguste kvootide tõttu on elekter austrialastele ikkagi kallim, kui võiks olla. Süsteemi on võimalik muuta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu nõukogu kaudu. Selleks peavad riigivõimud tegutsema ja teatama, et nad soovivad muutusi. Näiteks 2022. aastal said Hispaania ja Portugal Euroopa Komisjonilt loa siduda elektrienergia hinnad gaasi hindadest lahti. On ka värskem näide. Euroopa Komisjon soovis alates 2027. aastast laiendada kvoodikaubanduse süsteemi hoonete kütmisele, kuid Poola ja tema liitlased sekkusid ning eelmise aasta novembris lükati tähtaeg aasta võrra edasi. Ja kõige värskem näide. Eelmisel esmaspäeval saatis Tšehhi peaminister Andrej Babiš Euroopa ametnikele kirja, milles kutsus üles tähtaega veelgi edasi lükata ja samuti kehtestada kvootide hinna ülempiir, et vähendada energia hindu. Ta soovib seda otsust arutada 12. veebruaril toimuval Euroopa Liidu liidrite mitteametnikul tippkohtumisel. Miks ei võiks Eesti ühineda Austriaga, Poolaga ja Tšehhiga ning kaitsta samu ideid? Poliitikaga siin pistmist väga ei ole. Babiš on populist ja Tusk liberaal, kui nad on ühes paadis. Kahtlustan aga, et meie praegune valitsus ei ole valmis Brüsseliga tüli nurima, et oma inimesi aidata.
Olgu, on veel üks võimalus, mida nimetatakse riigi abiks. Saan aru, et eelarves pole raha laenu võtmiseks, oleme liiga uhked, pankade jaoks maksude tõstmiseks liiga liberaalsed ja peame veel tõstma kaitsekulusid. Kaitse on muidugi hea asi, kui on kedagi kaitsta. Muretseme, et meie naised ei sünnita ja inimesed lahkuvad Eestist. Võib-olla on see koalitsioonile avastus, aga soov või soovimatus sünnitada sõltub otseselt ka kommunaalkulude suurusest. Kordki võiks riik aidata, näiteks anda raha omavalitsustele, et need saaksid maksta toetusi. Paluda Euroopa Komisjonil lubada omavalitsusi aidata, leida veel mõni muu võimalus. Teistes Euroopa Liidu riikides tehakse nii, aga meie mitte. Õnnetus Narvas elab 42% elanikest suhtelises vaesuses ja küttehinnad on viimase 2 aasta jooksul 3-kordistunud. Narva võimud on juba palunud riigil tunnistada linn energiavaesuse piirkonnaks ja ajutiselt kuni aastani 2028 aasta lõpuni kompenseerida narvalastele küttekulud. Küsimuse hind riigi mastaabis on väike, 4 miljonit eurot aastas. Ametlikku vastust veel pole, kuid rahandusminister Jürgen Ligi on jõudnud vastata mitteametlikult. Narva poolt ei olnud selline riigi poole pöördumine ilus, sest ühe omavalitsuse kaupa ei saa riik toetusi kehtestada ega ole subsideerimine mõistlik. Jah, tõepoolest, nagu öeldakse, ülla. Püsige terved ja näeme nädala pärast.